Tervist, mä Illar Kohviinevalt ja täna on teisipäev, 31. märts aastal 2020. Ilm on ilus täielikult, nii et aga külm, vinge tuul puhub. Aga tahan hoopis tutvustada uusi ajakirjade müstilised lood ja lemmiknumbrid, sellepärast et mõlemad aprillikuu numbrid on juba täna postkasti tulnud, nii et ja kuna minult on müstilislugusse koguni 2 intervjuud sees ja lemmikus on 1 intervjuu, nii et vaatame siis need intervjuud üle. Nii. Aprilli müstilised lood ja siis siin on esikaanel minult suisa näitaja parodist Pille Pürget, kes näeb unes sündmusi ette. Nii, aga siin siis kõigepealt ma näitan, teine intervjuu on mul siis show-artist Arno Toksmaaga. Nii et siis Arno Toksmaa kaitseingel on Soome Elina. Et kõige imelikum seik oli mul Kalamajas enne kasuema surma, kui öösel sähvatas mu magamistoas valgus ja ma oleks nagu unes tõusnud pool meetrit ülespoole. Karjusin unes, aga keegi ei kuulnud. Nii et tsukene pikem intervjuu ja kus on ka Arno Toksmast pilt sees. Nii et see on siis Arno Toksmaaga, saate lugeda. Ja teine on siis näitaja parodist Pille Pürgiga. Et minu jaoks on halvaks endeks vareste kraaksumine mu kaskede okstes, et jälle surm, ühesõnaga, et selline lugu. Ja lähme kohe sujuvalt üle ajakirja Lemmik peale, sest siin on ka Pille Pürgiga mul intervjuu, nii et ajakiri Lemmik esikaanel, et Pille Pürg leidis sõbra varjupaigast. Ja siin leheküljel 33 ongi, et Pille Pürg leidis sõbra varjupaigast. Et tema koera nimi on Pootsman, kes käib ka erinevatel etendustel kaasas ja etendustel on isegi roll nagu Pootsmanil. Et tuletame siinkohal meelde ka selle, et Pille Pürg hakkab andma juubeli etendusi, sõnaga, et kutsejuubeliks, et 10 või palju tal neid külalisi nagu ongi ta parodeerib, sõnaga, aga noh, kuna see üks teatud viirus siin levib ja rikub seda elu kõvasti ära, et siis on need kevadeks plaanitud üritused ümber lükatud või üle lükatud sügiseks, et siis hakkavad sügisel üle Eestimaa need üritused toimuma tal. Nii et aga siit ajakirjas Lemmik saate siis lugeda minu intervjuud siis jälle Pille Pürgiga. Et Lemmiku esikaal on selline siis ja müstilised lood on siis selline. Nii et sellised intervjuud siis minult siis nendest nimetatud ajakirjadest, müstilised lood ja Lemmik, nii et soovitan kõigil kauplustest ajakirja osta sõnaga ja lugeda neid. Nii et soovin teile head lugemist, nii ütlen mina, Illar Kohviinevalt.